kunstnik on teatud määraga võlur, et noh, ma suudan esile magada. Et see nagu mateeria valitseja, et ma suudan nagu mateeriat imiteerida. Et see tööde sisu eest ma olen peaaegu kunagi pidanud muretsema, et mis sinna tööde nagu sisulise poole peale satub. Et alati olen ma maadelnud just ikka selle vormiprobleemidega, et kuidas öelda. Ma otsisin hästi pingsalt. Seda mul oli, mul kummitas, et peab mingi asi olema, et ma ei taha niimoodi, ma ei taha õliga maalida, et nagu palgaslikud või niimoodi, et mul oli tõesti, mul oli teine nägemus absoluutselt. 11. klassis ma hakkasin sisuliselt juba, tunnetuslikult õudselt pingsalt nagu otsima seda ja siis 82 sügisel ma siis leidsin selle epoksiidi. Nii et see on siis 3 aastat, 79–82. Ma tahan nagu maaliks vormistatult, nii-öelda, et formaalselt täides maali tingimusi, et oleks nagu lõuemki olemas, eks ole, ja siis on nagu objekt seal peal. Sellisel kujul on ta tõesti esimene. Selle ajal ma nagu otsisin, mul oli see tehnoloogia oli juba leitud, millega ma neid vorme sain nagu paisutada, mahtu kasutada, see liimi tehnoloogia. Aga siis ma veel otsisin seda isiku pärast lõuemgi kruntimistehnoloogiat, seda ma ei veel leidnud. Analoogilise mahuga töid on mul paberiga olemas. Näiteks 81-82 on terve seeria töid. Jah, seal on mõned autod peal, eks ole, ühel tööl on üks tolmu imeva, üks laud, seal on juba kasutatud, seda sama epoksiidi. No võt see lõuend on mul ka nagu eri tehnoloogia. Ma ei ole üheski töös kasutanud seda valmis krunditud lõuendit. Ainult sellises töös see oli see töö lumevees anatoomikumi kohal, kus lõuendi pind ei pidanudki nagu paljastuma. Aga kui ma teadsin, et lõuend on ise jääb õudselt palju avatuks, siis mul oli nagu oma see tehnoloogia nagu välja töötatud. See oli põhimõtteline vahe, et ma nagu ei värvinud seda lõuendit, vaid see oli juba nagu krunditud ära niimoodi. See on nüüd ikkagi tehtud kasein krundiga ja toonitud kasein krundiga. On see taeva nagu atmosfäär siis tehtud niimoodi. Ja hästi peene lõuendiga, nagu sa näed. Hästi imepisike faktuura. Aga nagu sa tagant näed, aluse lõuend on palju paksana faktuuri. Siin on see aluse lõuendi faktuur, mis tuleb kardina osa nagu. Ta on mitte see toorlinane, vaid ta on nagu see puhastatud, rafineeritud linane, mis on siis valge. Mis on süüliselt nagu ütleme, võiks olla valge voodilina või siuke. See on nagu esimeseks alusmaterjaliks siis. Ja siis ma segan krundi kokku. Krundis on siis värviline kriit, annab tooni. Nendel nõukodaastel värvilistel kriitidel olid hästi pikantsed toonid ja mul õudselt meeldis. Et meenutasid mul sellised lapsepõlvest on mul üks mälestus. Esimene mälestus peaaegu, kus olid sellised värvilised hernekommid lastele. Ja need toonid meenutasid natuke neid, see roheline, see roosa, see kollane. Ja sellepärast see nimelt fascineeris mind ja nõukodaastel kriitid. Ja siis segasin kriiti, ma võin päris täpselt seletada. Kriiti oli 2 osa ja üks osa oli siis seda nõukoda müüdi sellist kaseiinipulverit kotikestes. Ja üks osa oli seda kaseiinipulverit. See mass muutub selliseks nagu mingi kissell või selline. Siis ta imbub tagant küljest välja, esiküljest. Ja siis ma töötan seda päris võimsalt niimoodi, energiliselt. Ja siis töötamise, see lõuendi nii-öelda värvimine, see on ise juba nagu siis töö seisund. Sellel ajal ma olen juba küllaltki töises meelolus või nii. Ja siis järgmisel hetkel ma monteerisin taha siis selle klassikalise toorlinase sinna, et lihtsalt teha jäigemaks seda kõike, taha küljele. Jah, siis on nagu ütleme lõuend olemas mul. Ja siis läheb töö nagu selle kujundiga. Mul on üldse hästi oluline see materjali nagu aistitavus, et ta ei oleks maalitud, et vaid oleks nagu asi seeneses. Et siin on idee nagu oleks maja, et vähendatud maja ütleme, et siin on päris vaibad, aga mitte nii, et kõik on maalitud. Siis ma töötasin Suurelanis, auakaevana, käisin seal auakaevanas. Siis sattusin vana naise, kes oli kalmistuvat selle magamistuppa. Ja äkki nägin seda vaipa. See naine rääkis jälle eeldalt, kuidas ta poeg või Venemaalt selle toonud, see on väga kallis. Ja siis ma äkki taipasin, et see ongi see, mis siin üles peab tulema. Algul ta oli kõik algelisem. Ma pidin siis selle kiire vedela massi siis ära varmima. Et siis ma ei saanud palju asju teha, sest ma ei oska teda kriidiga segada palju asjadega, ei oska segada. Tähendab, mitte ei oska neid aipanud. Jah, aga kui kriit tulka segada, siis ta muutub päris jäigaks. Või päris üks tüsedeks, tummiseks. Teeme nüüd punase palli näiteks. Võtame punased. EPO ainuke miinus, mis ma olen täheldanud, on see, et kui sinna täiteaineid üldse ei lisada, et ta on uskumatult jäik nagu. Panen ta siia praegu, jah.
ja siis ta on keskmiselt üks, oleneb palju seda kõvandit on lisatud, keskmiselt üks 4 tundi on modelleerida. Siin on ka tähtis, et ma ei teeks seda päris läbi sõela ei laseks, vaid ma kasutan ka ära neid faktuure, väikseid kübemekesi, mis tekivad seda niimoodi. Kriidi siuksed tükikesed. Aga pintslid ma üldse üliharva kasutan. No mu pintsel on küll olemas. Mõnes kohas on võib-olla vaja läinud, aga meelistaks näpuga või spaatliga teha. Et pintselil ei ole minu jaoks, pintsel on nagu vahendatud materjal, et ma tahan nagu hästi tunnetuslikult psühholüüsiliselt selle asjaga, otsene touch oleks selle lõude pinnaga. Minu kehast oleks otse sinna touch, et pintsel on juba nagu mingi vahelüli või keegi kõrvaltegelane, anonüümne, et selgitab seda eriti ära vähe kasutada. Kui on mingi järveäär, mereäär, et siis segasin liiva näiteks hulka ja siis muru tegemisel nagu on vatti segatud hulka. Ja siis jah, väikseid saepuru on segatud hulka igast. Seal üks meetod oli mul selle epoksiidiga veel, et kui ma segasin seda kriiti, siis seda nõukogudeaegset lämmikriiti, kus olid hästi pikantsed toonid, see roosa, kollane, lilla. Et siis ma ei peenestanud teda hästi pulbriks, vaid ma tegin ta suhteliselt teraliseks niimoodi. Ja siis ta oli epo sees, ma segasin ära, siis need terasid ma ka ära ei lõhkunud. Ja siis kui see epo oli niimoodi, see oli siis näiteks kuhugi seinaks siis valatud, see mass. Ja siis mingil hetkel kui ta oli, ütleme nii paks, kui näiteks on mingi külm lasteliin, siis ma tegin siukse lõike nagu noaga ja siis tekkis hästi omapärane pind veel. See jäid kriiditükid sealt nagu läbi kumama. Umbes sellisel tahkusastmel või isegi veel tahkemana, siis tulebki teha see lõige lihtsalt. Ja siis siin oleks need kriiditäpikesed niimoodi sees ilusti. Ahjudel ma tegin ka päris kaua, siis ma alustasin ka suve lõpus ja lõpetasin järgmise kevadel, nii et kuskil 8-9 kuud. Palusin fotograafil sinna vanasse Kadrioru muuseum minna, siis ta pildistas seda ahju, seda makerahju. No võt, see oli, tihti oli ka mul just see vastandus jälle oluline, et see objekt oli siis ise hästi aistitav, ta oli näiteks ahi, eks ole, ta ongi nagu ahi sisuliselt. Ja ta oli nagu vastandatud selle esoteerilise lõuendiga, mis oli valge öö siis nii-öelda, teda kas on või ei ole, see pidigi olema hästi esoteeriline abras, olemuslikult juba. Et sellepärast, ma oleks saanud teda töökindluse mõttes, töö oleks küll raskeks läinud, oleks saanud ju teha jäigaga alusel, aga ta pidi olema ikka ülimalt esoteeriline. Et see krunt peaks, mul oli selline nägemus, et ta peaks olema hästi selline matt ja tumm, et seal ei tohiks sellist õli, sellist tüsedat olust absoluutselt olla. Et see mind kummitas alguses saanud. Näiteks see ahi. Seal on tehtud enne nagu ikkagi, see põhi on hästi täpselt ära modelleeritud ja hiljem on siis vedelat epot peale pandud. Vaat see, mis on tekkinud, see hästi kahklimoodi tool. See on kantud sellise asjaga nagu nõukogudel olid need dušid. Ja siis, kui duši jätta päikse kätte seisma, siis ta läks selliseks hästi mõnusaks selliseks sültjaks. Ja siis ma lisasin sinna seda lakki. Segasin selle sült ja duši ja siis laki kokku ja siis on sellise hästi mõnus asja, mis meenutas hästi täpselt seda kahli. Siin on. Ja nüüd on vaapal ära seda selles mõttes, et kui me maha seda... Ma arvan, selle töö puhul meenub on see, mitte see ruukipilister, vaid see, just see teine, see nõukogu tal siis oli see tärkise liim, jah, kindlam jälle kohe. Sest see ruukipilister oli seotud mingit pruuni ollust ja märgatavad sellised nagu väikseid klimpikesi või tükikesi. Ta oli valitud just see õhem raam, kuigi töö mõõde on ise päris suur. Et tugevuse mõttes oleks võinud valida 4 raami, 4 senti paksu. Aga mul oli just õhem valitud seda. Ta peab hästi õhuline olema, just pidi olema ideega. Seda dubleerida tavale alusel, selles mõttes see idee oli nagu kohe välistatud, eks. Põhimõtteliselt ideena võiks ta kleepida ka kuhugi, aga see juba kaotaks ära selle... Jah, seda ma küll välistaks. Aga mõtleme niimoodi, et me paneme siia sellesse, kus mass on. Ja et selle sama epoksiidiga siia peale
ütleme 5-6 niisugust jämedat ruumikeeramut paneme peale ja siis paneme sellesse selle materjali läbipaistva kahjuks siia peale ja siis alusraamid peale.